Tere, armas kogudus! Minu tänase jutluse pealkiri on Patu tulek ja minek. Ja kui me võtame piibli kohe täitsa algusest, siis me leiame sealt esimese Moosese raamatu. Ja siit me saame teada, me saame lugeda detailselt, üsnagi täpselt, no kas just päris detailselt, aga pildi annab küll, kuidas siis see universum kõik alguse sai. Ja piibli kõige esimene sõna on alguses. Ja kas sa tead, mis on piibli kõige viimane sõna? Aamen. Ja tead, selle aameniga on üks väga huvitav lugu. Vana testament on kirjutatud suures osas heebrea keeles ja uus testament on kirjutatud kreeka keeles. Ja nüüd heebrea keeles aamen tähendab, jah, see on nii olgu. Kreeka keeles vastab aamen sõnale tõesti. Ja Jeesusel oli viisiks oma ütlusi alustada niimoodi, et tõesti, ma ütlen teile. Ja kui tavaliselt käib siis aamen palvete lõppu, siis tema nagu alustas sellega oma ütlust ebatavaliselt. Ja heebrea keeles on ka sõna usk ja aamen tuletatud samast tüvest. Nii et aamen on üks jõulise tähendusega sõna. Ja kui sina palvetamise lõpetad ja ütled aamen, siis sellega sa ütled, sellesse võib uskuda. Nii ongi. Kindel värk. Aga piibel siis ütleb meile, et alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja siin ta räägib, veel ma loen sulle, kuidas see asi siis kõik alguse sai. Ja siis ta ütles, saagu valgus, nagu meie piiskop Märtvähi eelmine kord meile ütles. Ja piibel räägib, et Jumal nägi, et valgus oli hea. Ta nimetas valguse päevaks, pimeduse ta nimetas ööks. Nii, siis ta ütles, saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest. Ja nii sündis. Laotuse Jumal nimetas taevaks. Ja siis tuli teine päev. Esimesel päeval ta tegi siis valguse. Niimoodi. Siis ta ütles, veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks. Ja selle kuiva ta nimetas maaks. Ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal ütles veel, et maast tärgaku haljas rohi, seemed kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale ja nõnda sündis ja siis oli juba läbi 3. päev. Edasi Jumal ütleb, et saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst, tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid ja tegi 2 suurt valgust. Suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel. Ja Jumal pani need siis taevalaotusse, et need valgustaksid maad ja siis oli 4. päev läbi. Edasi Jumal ütleb, vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab. Ja siis sai läbi 5. päev. Ja edasi Jumal ütleb, maa toogu esile elavad olendid, nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad, metsloomad nende liikide järgi ja siis ta ütles ka, tehkem inimesed oma näo järgi. Ja siis ta ütleb veel siin neile, et nad valitseksid taeva ja lindude ja loomade ja kõike roomajate üle ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja ma mõtlen, küll on hea, et ikka on esimese Moosese raamat. Kui seda ei oleks, siis nagu midagi, üks väga suur lünk oleks meie teadvuses, et kuidas ma siis ikkagi alguse sain ja selline nagu identiteedikriis võib-olla oleks isegi, et kuidas siis täpselt. Aga Jumala sõnas, esimene Moosese raamat ütleb meile siis selle info ära ja sealt edasi on nagu palju lihtsam minna. Ja inimene on siis oma loomingus, Jumala loomingust kõige tähtsam. Looduse kroon. Ma loodan, et sa tunned ennast nii, sa oled looduse kroon. Aga oled sa mõelnud ühte asja, ma hakkasin ise mõtlema, et huvitav, et kui inimene on kõige tähtsam,
miks siis Jumal inimest esimesena ei loonud? Ja siis ma hakkasin kujutama endale ette, et Jumal teebki kõigepealt Aadama. Teeb inimese ära ja siis vaatab huvitav, et miks see Aadam seal niimoodi ähib ja puhib ja miks ta näost punane on. Õhku ei ole veel tehtud. Või siis, et okei, et teeb õhu ära, aga imelik, miks see Aadam seal niimoodi õljub maa ja taeva vahel. Gravitatsiooni jõudu ei ole veel. Või siis, et okei, gravitatsiooni jõud sai tehtud, Aadam kõnnib ilusti, aga miks ta kogu aeg koperdab ja maha kukub? Siis Jumal, pime on ju. Või siis paari nädala pärast korra vaatab Aadama poole, sest Jumal on nii tegevuses, et tal ei olnudki aega vaatama, aga paari nädala pärast vaatab, huvitav, Aadam on näost täitsa sinine. Aga tal ei ole ju süüa midagi. Nii et kui nii mõelda, siis on väga hea, et Jumal lõi inimese alles 6. päeval, et ta täiuslikult tegi kõik inimese jaoks enne perfektselt valmis ja siis tuli looduse kroon, Jumala kõrgem tipplooming. Või mitte ta ei tulnud, vaid Jumal siis lõi tema. Ja Jumal lõi siis Aadama, lõi ka Eeva ja Jumal andis ka korraldused. Nad pidid viljakad olema, oli üks korraldus. Ja nad pidid kõige üle, mis Jumal lõi, valitsema hakkama. Ühesõnaga kogu looming, mis Jumal andis selle kõik inimese hallata ja valitseda. Ja üks väga tähtis korraldus anti veel. Ja see on 1. Moosese 12, 16 ja 17, ma loen sulle, kuula hoolega. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest võid sa küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa. Sel päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Ja 1. Moosese 2.1 ütleb väga huvitavalt jälle. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Taevas ja maa sai valmis ja piibel ütleb veel, et väed said valmis. See on nii huvitav, kui sa vahest nagu millessegi süvened ja siis näed jälle midagi, mida sa enne näinud ei ole. Ja nüüd ma nägin jälle midagi uut siin piiblis, et ka väed said valmis. Ja siis ma vaatasin, mis see väed siis on. Ja väed, see on siis armee, inglite vägi. Nii et Jumal oli loonud siis ka inglite armee. Ka see oli valmis. Ja inglitel oli oma kindel funktsioon ja on tegelikult siiani. Nad on loodud inimeste teenimiseks, inimeste abistamiseks. Ja kuidas ma seda tean, seda ütleb Uues Testamendis üks raamat Heebrea kiris, ütleb nii, et eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. Nii et inglid on teenijad vaimud, kes on meie abistamiseks. Ja nii oli ka üks ingel nimega Lutsifer, loodud Aadamat ja Eevat abistama, Aadamat ja Eevat teenima. Nüüd, kus siis see nimi Lutsifer tuleb? Kas kõik on seda nime kuulnud? Noogutate, kõik on kuulnud sõna Lutsifer, kas on hea nimi või halb, mis sa arvad? No vaatame, on mõlemad arvamused, mis on väga põnev. Mulle meeldib, kui on erinevad arvamused. Nii ma püüan nüüd siis väidelda, vaata, sina saad nüüd oma järeldused teha. Nüüd Vanas Testamendis üks prohvet Jesaja, tema kirjutas nii, kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkias hommiku täht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha rahvaste alistaja. Nii nüüd see helkias hommiku täht ongi Lutsifer. Lutsifer tähendab helkias hommiku täht ja tegelikult on see hea tähendusega nimi. Sest Jumal ju, kui piibel, ma ei lugenud teile, aga piibel ütleb nii, et kui Jumal midagi lõi, siis ta vaatas selle peale ja see oli hea. Et Jumal lõi tegelikult kõik asjad heaks. Aga nüüd, ja ka see Lutsifer oli siis see helkias hommiku täht, hea nimi, hea ingel, see oli hea tähendusega nimi. Ja piibel kirjeldab seda, et ta on hea ja võimas ingel. Ja Vana Testament kirjeldab Lutsiferi niimoodi. Ja ta ei olnud kohe alguses saatan. Ta oli Lutsifer. Mis siis juhtus, et temast saatan sai? Ja piiblis on jälle vastus olemas, süda läks ülbeks.
ja ütleme nüüd inglitele ei ole Jumal mitte kunagi andnud sellist autoriteeti, nagu ta andis inimestele. Nüüd valitsemine ja autoriteet on antud inimestele. Inglite ülesanne on teenida. Ja Jeesus Uues Testamendis nimetas saatanat selle maailma vürstiks, aga vürst on ju keegi, kes on ikkagi nagu mingil määral ju valitseja, eks ole. Ja kuidas siis sai sellest teenivast ingel Lutsiferist saatan ja selle maailma vürst? Vürst on ju keegi, kellel on võim, alluvad, järelikult alluvad, tuli tal kuidagi endale tekitada. Nüüd ja kuna siis Lutsifer oli hea ingel, ta oli teeniv olend ja inimene oli valitsev olend, siis Lutsiferi võimuses ei olnud mitte kuidagi inimesi sundida. Tema pidi teenima. Tema ei saanud inimest sundida midagi tegema. Nüüd ainus viis või ainus võimalus saada inimene enda alluvusse on, kui nad seda vabatahtlikult teevad. Ja siis, kui inimene vabatahtlikult alistab, siis saaks Lutsifer ka endale alluvad. Nii, selleks tuli siis neid petta, meelitada, keelitada, kiusatusse viia. Ja see siis seal Eedeni aias toimuski. Ja kuidas siis nüüd see keelitaja, meelitaja siis inimesed endale alistuma sai, oli see, et siis ta hakkas kahtlust külvama. Ja siin piiblis on kirjas nii 1. Moosese 3, kus ütleb, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Mida Jumal oli öelnud inimestele, ta oli öelnud, et kõigist aiapuudest võid sa süüa. Aga kui sa sellest ühest sööd, siis sa pead surema. Et Jumala vaatenurk oli inimesele väga hea. Sa võid kõigist aiapuudest süüa, ainult ühest ei või. Aga siis see madu lähenes niimoodi, et kas Jumal ei ole mitte öelnud, et sa mitte ühestki puust ei või süüa. Ja Jumal tegi Eevale ja Aadamale siis aia täis hõrgutavaid tippkvaliteediga vilju, söö palju tahad, palju jaksad, millal tahad ja naudi elu. Ainult ühest puust ära söö. Aga Lutsifer jättis siis mulje, et Jumal on nagu, Jumal ei ole ikka kõike ära rääkinud. Ta ei ole ikka kõike andnud ja kõik ei ole nii ilus, kui välja paistab. Ja ma arvan, et see lugu on küll meile kõigile tuttav, et Eeva ja Aadam siis alistusid ja võtsid sellest hea ja kurja tundmise puust, seda vilja. Ja nüüd siis Lutsifer ehk see helkjas hommikutäht, vanem tõlge ütleb helkjas koidutäht, sai omale uue nime Saatan. Ja niimoodi tuli patt. Saatan visati taevast välja, ilmutuse raamat, piibli kõige viimane raamat ütleb nii, suur lohe heideti välja see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad, ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga, nii et tal oli järgi, tal oli neid ingleid, kes olid temaga ühte meelt. Nad heideti kõik maa peale, ka inimesed saadeti Eedeni aiast minema, aga nüüd inimene, kui Jumal ütles, et kui sa sellest hea ja kurja tundmise puu viljast sööd, sa pead surema, siis füüsiliselt ta ei surnud, aga tema vaim suri. Et selles mõttes see inimene siis suri ja maailm ei olnud enam kunagi endine. Nüüd, kes siis tegi saatana? Kuidas sai Lutsiferist helkjas hommikutäht? Või tähendab, kuidas sai helkjas hommikutähest saatan? Nüüd ingel oli teenija, inimene, valitseja, eks ole. Ja kuidas siis sai nüüd saatanast valitseja? Teenijast sai valitseja või selle maailma vürst tänu inimesele. Inimesed tegelikult ise tegid Lutsiferi. Nad ise tegid saatana. Kui nad ei oleks ennast loovutanud tema valitsemise alla, poleks saatanat. Aga inimesed alistusid, saatan sai võimu
ja elu ei olnud enam kunagi endine. Ja saatan muideks jätkab oma taktikat siiani. Ta maalib inimestele Jumalast sellise pildi, et Jumal tahab kõigest heast paremast meid ilma jätta, Jumalaga on piiratud, Jumalaga on kitsas elu ja et kui sa kristlaseks hakkad, siis saadavad su elu ainult käsud ja keelud ja Jumal ei ole tegelikult hea ja saatan paneb Jumalas kahtlema, ta paneb Jumala sõnas kahtlema, ta paneb selles kahtlema, et kas Jumal ikka tahab sulle parimat, nii et kristlane ei julge isegi vahest palvetada, et Jumal, sinu tahtmine sündigu. Sest ta kardab, et äkki Jumal ei taha talle head. Ja muidugi saatan paneb Jumala eksistentsi kahtluse alla üldse, et kas Jumal ongi üldse olemas, Jumala armastuse paneb kahtluse alla, kui paljud inimesed arvavad, et Jumal on üks karistaja, kujutletakse Jumalat kuskil pilve peal pika habemega kurja onuna, kuidas iganes. Ja see kõik on selle Lutsiferi, kellest sai saatan, mõjutus. Kuna ta ju visati siia maa peale, siis tema on selle maailma vürst ja tema mõjutab. Nüüd ja inimkonnast siis väga suur osa on siis selle meelsuse ja selle mõju all. Ja statistikat ka natukene, umbes 70% elanikust on endiselt saatana mõju all. On tänasel päeval siis saatana mõjutuse all. Hetkel on maailmas 2,3 miljardit kristlast. See on 30%. Ja 70% elanikkonnast, inimkonnast ei ole kristlased, nad on siis nii-öelda saatana meelsuse ja mõju väljas. Loomulikult ei usuta ka palju, et on põrgu. Ma ise olen rääkinud inimestega, ütlevad, et Jumal on olemas muidugi, aga põrgut küll ei ole. See on mingi mütoloogiline jutt, et Jumal on ju armastus. Ja saatan petab erinevalt inimesi. Et iseenesest oleks väga huvitav kuulda, igal ühel on oma versioon, milline pilt on olnud enne kristlaseks saamist teil Jumalast. Minu pilt oli see, et kristlase peamine elu moto on ei tohi ja peab. Ja kui nüüd Eedeni aias oli ainult üks keeld ju tegelikult, ainult üks. Sa ei tohi sellest puust süüa. Siis nüüd inimese pideva allumatuse tõttu sai nüüd sellest aja vältel väga palju rohkem käske. Sest inimene oma suures patusus, teda on olnud võimatu ohjeldada või ka teda kaitsta, kui ei ole mingeid käske või keelde. Ja näiteks juutidel on praegugi, kes ei usu veel Jeesust, kes arvavad, et Jeesus ei ole veel tulnud, usuvad, või tähendab, neil on tänapäeval täita 613 käsku. 365 ära tee ja 248 tee, sa pead tegema, pead käsku. Ja juutidel on ka aja arvamine, nende pärimustes on selline nagu paigas see, et kui kaua kestab maailm. Ma arvan, et see on täitsa õige iseenesest, ma isegi usun seda. Aga nende tõlgendus on see, et 2000 aastat oli kaose aasta, 2000 aastat oli käsu aasta ja 2000 aastat on messia aasta. Aga nüüd praegu on siis juudi kalendri järgi kas 5740 midagi 8-9 aasta. Nii et oleme valmis, pole enam kaua jäänud. Aga kuna nüüd paljud juudid siiani ei usu, et Jeesus on see, kes sündis, et tema ongi see päästja, tema ongi see messias, siis nad on pannud selle viimase 2000, neil on kommentaar selle viimase 2000 kohta, et 2000 aastat on küll messia aasta, aga meie suure patususe tõttu jäi messia tulemata. Et nad on selle siis niimoodi endale tõlgendanud. Aga kas meil siis tuleb tõesti nii palju käske täita ja kas kristlase elu moto on tõesti ei tohi ja peab? Luuka evangeeliumis on 10. peatükis on Jeesus siin räägib ja üks koht on, Luukas on kirja pannud, et ja vaata üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis. Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? See on üks väga hea küsimus küsida igal ühel. Õpetaja, või et mida ma peaksin tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed? Tema vastas, armasta Issandat oma Jumalat
kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Nii et sellest suurest käskude keeldude hulgast sai 2, armasta Jumalat ja ligimest. Ja Paulus ütleb kirjas roomlastele, et sest otse kui tulle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Ehk siis, sest otse kui Aadama sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, siis nõnda saavad ka Jeesuse kuulekuse läbi paljud õigeks. Nii et Jumal lahendas patuprobleemi igaveseks sellega, et ta andis oma ainsa poja. Ja Johannese 3:16, mida ma viimati ka jutlustasin, ütleb meile seda, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Nii et uskudes Jeesusesse saab ka inimese surnud vaim taas elavaks. Ja usklik läheb selle maailma vürsti alt, saatana alt, kuningate kuninga armastava juhtimise alla. Ja patul on minek. Kiri roomlastele ütleb veel, et Jumal on üks ainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii ümber lõigatu kui ümber lõikamatu. Ehk siis Jumal on üks ainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii juudi kui pagana. Meie oleme need paganad. Meie saame ka õigeks. Ja Aadam ja Eeva, nemad andsid saatanale oma autoriteedi ära. Ja sellest kannatas ka kogu inimkond. Aga kui inimene saab kristlaseks, siis ta saab selle autoriteedi tagasi. Ja seda me kuulsime ka tänastest tunnistustest, kus üks karjatas, et saatan, sa ei saa mind kätte ja asjad laabusid. Pilved läksid ka, asjad lahenesid. Teine tsiteerib saatanale piiblit ja asjad lahenevad. Nii need asjad käivadki. Autoriteet on tagasi, sinu käes ja patul on minek. Ja kristlaseks olemine ei ole asjakohane vaid neile, kes kuidagi on eluhammasrataste vahele jäänud või kui on juba väga kõrges eas, et siis on aeg kirikus käima hakata. Jeesus on asjakohane ja hädavajalik kõigile. Ja ma lugesin või ma kuulsin ühte üliägedat mõtet, mida ma ka teile tahan edasi anda, et kuidas siis Jeesus on asjakohane. Et kui sa oled puussepp, siis Jeesus teadis midagi sellest ametist. Kui sa oled pagar, siis tema on eluleib. Kui sa oled elektrik, siis tema on maailma valgus. Kui sa oled muusik, siis tema on taevane kõla. Kui sa oled fotograaf, siis tema on Jumala kuju. Kui sa oled arst, siis tema on suur doktor. Kui sa oled raamatupidaja, siis tema loeb isegi su juuksed ära. Kui sa oled jurist, siis tema on suur lepitaja. Kui sa oled juveliir, siis tema on väärtuslik pärl. Kui sa oled diplomaat, siis tema on rahuvürst. Kui sa oled loomaarst, siis tema on lõvi ja tall. Kui sa oled ehitaja, siis tema on nurgakivi. Kui sa oled kulturist, siis tema on kõikvõimas. Kui sa oled hambaarst, siis tema on kroonidega kroonitud. Kui sa mängid jalgpalli, siis tema on eesmärk. Kui sa armastad ristsõnu, siis tema on sõna. Kui sa mängid malet, siis tema on kuningas. Kui sa oled surfar, siis tema kõnnib vee peal. Kui sa oled üksinda, siis tema on ainus. Kui sa oled vana, siis tema on aegade algusest.
kui sa oled laps, siis tema on titasõimes. Kui sa oled noor, siis tema on 12-aastasena kirikus. Kui sa oled ajaloolane, siis tema on see, kes oli. Kui sa oled realist, siis tema on see, kes on. Kui sa oled futurist, siis tema on see, kes tuleb. Miks? Sest Jeesus on asjakohane kõigile. Ja juhtidel on üks ülikaunis mõte kirja pandud ja see kõlab nii. Jumal ütles Iisraelile, mu laps, avage mulle nõelasilma suurune auk meeleparanduseks ja ma avan teile uksed, kus võib vankritega sisse sõita. Nii et oleme siis õrnad oma südamelt avatud meeleparanduseks, et issand saaks meie elu avaraks muuta ja me võiksime olla kindlad, et patul on minek ja et meil on igavene elu koos issandaga. Nii olgu.